natukene võib-olla ebapopulaarne teema, et nii palju, kui ma olen koolitanud, et minu taustast siis ka, et ma ise õpetan igapäevaselt siis õpetajaid, lasteõpetajaid rohkem, aga ka kooliõpetajad, kutseõpetajad on minu käe alt läbi käinud, aga lihtsalt nüüd viimastel aastal olen fokusseerinud rohkem alusharidusele, et ma töötan Tallinna Ülikoolis siis haridustehnoloogia lektorina ja ka lasteaias haridustehnoloogina. Ja miks ebapopulaarne teema, et nii palju, kui ma olen siis materjale teinud, koolitanud, siis see tundub alati selline keeruline õpetajatele, et juba see sõna autoriõigus ja siis see seos, et miks üldse lasteaias ja kui palju ja mida siis täpselt ja võib-olla ka see, et ise ka täpselt ei saa sellest aru, et noh, mida ma siis veel nagu lastega teen. Tänase koolituse eesmärk ongi võib-olla natukene neid müüte murda, et see autoriõiguse teema ei ole üldse keeruline. Selle muidugi saab endale väga keeruliseks mõelda, nii nagu kõik asjad tehnoloogiaga, et kuidas asjadele vaatad peale ja minu eesmärk on ka teil neid asju natukene võib-olla juppideks võtta ja vaadata neid asju selliste lihtsamate prillide läbi, et tegelikult autoriõiguse teema on oluline, miks ta on oluline ja kuidas siis seda lasteaias käsitleda nii õpetajana kui ka kolleegina. Ja jagan teile ekraani ja kuna ma vahetan siin nii-öelda mitme lehe vahel, et siis seda vilgutamist ilmselt tuleb. Ja minu kogemus siis eelmisest koolitusest oli see, et paljud võib-olla kuulavad seda ettekannet niimoodi rühmaruumis ja väga sõna kaasa öelda ei saa, et kellel on see võimalus, et mul mõned sellised ülesanded on siin ka, et kes julgeb, võib oma mikrofoni lahti teha ja mõtteid jagada, aga kes ei saa, aga soovib jagada, et siis sinna chat-alasse, et ma vahepeal panen siis esitluse kinni. Ma loodan, et mu esitlus on näha, et Tiiu, kui sina näed, sa võid mulle märku anda, et kõik toimib. Ja kuna ma esitluse ajal seda chat-ala ei näe, et siis ma lihtsalt vahepeal panen kirja nii kinni ja võib-olla see esimene küsimus just, et miks autoriõigus, et selle koha pealt, et kui vaadata õpetajana ja ka lapsevanemana, et meie maailm täna on väga küllastunud digitehnoloogiast, aga see ei ole kindlasti ainuke argument. Miks peaks autoriõiguse temaatikat lasteaias käsitlema, siis see teine oluline ja võib-olla isegi ta peaks esikohal olema, et see on enda kaitsmiseks, enda õiguste kaitsmiseks, et selline seaduse mittetundmine ju ei vabasta meid selle täitmisest. Et me ei pea olema siin advokaadid, aga selline killuke teadmist kulub, ma usun, kõigile marjaks ära. Ja just, et me oleme ise tegelikult need autorid, et see on võib-olla selline kas eestlaslik tagasihoidlikkus või õpetaja tagasihoidlikkus, et noh, mis nüüd mina, et tegelikult me kõik oleme autorid ja te saate seda täna siin selle esitluse ajal natuke ka mõtestada, et me loome täna väga palju meediasisu ja lasteaia kontekstis ei ole siis küsimus ainult selles meediasisus, vaid ka muudes materjalides, mida toodavad nii õpetajad kui ka lapsed. Ja nendele teostele, mis valmivad lasteaias, kehtivad autoriõigused. Ja tegelikult see ongi siis selline võib-olla ka silmaringi küsimus, et ma tean, millised õigused mul on. Ja ma arvan, et siia ongi see koer maetud, miks seda autoriõigust peljatakse, sest see keelekasutus on selline, et mis ajab kohe nagu juhtmesse, et sa loed seda lauset 1, 2, 3 korda ja mõtled, et mis see on või mida mulle öelda tahetakse ja kõik, mida kuskilt seadusest otsida, et kui võttagi Riigi Teatajast see autoriõiguse seadus ette, et noh, see on keeruline, see seaduse lugemine ja sealt siis näpuga nagu järge ajada, et mis see on,
võtabki nagu selle motivatsiooni ära. Õnneks, kui lihtsalt guugeldada, kas või seesama fraas, mis on autoriõigus, et kõik võivad tegelikult praegu ka taustal proovida, tuleb väga palju sellist väga tänuväärset õppematerjali, mida on tehtud siis koolidesse enamasti. Hästi lihtsustatud, see on mõeldud üldiselt teisele või kolmandale kooliastmele või gümnaasiumile ja kus ka on võetud see keeruline seaduse tekst ära ja tehtud hästi lihtsalt, et õpilased saaks aru. Et ma alati soovitan, et kui kuskil tekivad neid autoriõiguse küsimusi, et täna on väga palju eesti keeles sellist loetavat materjali, et ei pea minema ilmtingimata kohe autoriõiguse nii-öelda seaduse kallale ja hakkame seda seaduslikku teksti siis läbi närima. Aga siin lihtsalt siis selguse mõistes see mõiste, et mida selle autoriõiguse all siis mõeldakse, et see ongi siis õiguste kogum ja seal on siis nii isiklikud kui varalised ja siin võib-olla maakeeli öeldes, et see isiklik õigus on siis see au ja kuulsus, mis sa saad selle eest, kui sa oled näiteks mingi õppematerjali teinud. Ja see varaline õigus on siis see, et tasu töö eest, et kui sa oled näiteks teinud mingi õppematerjali, siis sellele kehtivad nii-öelda autoriõigused, aga et seal saab siis eristada seda isiklikku ja varalist. Ja võib-olla veel sissejuhatuseks, et neid isiklikke õigusi ei saa sinult kunagi ära võtta, et sa võid ükskõik millise paha teoga hakkama saada, keegi sinult seda õigust ära ei saa võtta, et sa oled kunagi kirjutanud mõne romaani, sa oled teinud mingi pildi, sa oled teinud mingi video, mingi muusikapala, mõne tantsukava, mõne lavastuse, et seda õigust ei võta sinult mitte ükski institutsioon. Mida sa saad teha, sa saad nendest loobuda. Ja varaline õigus on see, mida saab sinult siis nii-öelda ära võtta mingi karistuse korras. Aga mis siis neid teoseid kaitseb, ongi siis see autoriõigus ja ta ongi siis nii-öelda õiguste kogum, et seal on nii-öelda väga palju selliseid alapunkte ja Eestis käsitlebki neid õigusi siis autoriõiguse seadus. Ja ma panen ta siia korra siis veel, et kui me liigumegi edasi, et tagasi võttes, et ta kaitseb teoseid, et siis tekibki kohe see küsimus, et okei, et ma saan aru, et on mingisugune seadus, mis siis kaitseb nii isiklike kui varaliste õigustega mingisuguseid teoseid, siis tekib kohe see küsimus, et okei, mis need teosed siis on. Võib-olla see üks müüt, mis on ka hästi levinud, et see teos peaks olema justkui midagi väga suurt, väga luksuslikku, midagi väga tähelepanuväärset. Et tegelikult see, et mina siin täna teile ettekannet teen, siis see juba on teos. Ja see on ja tal juba kehtivad autoriõigused, sest et need autoriõigused hakkavadki kehtima selle teose loomise hetkest ja minu ettekanne teile täna on autoriõigusega kaitstud. Ja tegelikult see, et kui keegi tahab siis seda minu ettekannet kuskil kasutada mingitel põhjustel, et siis nii-öelda peab olema see kokkulepe, et kas võib või mind on sellest teavitatud, et jah, siin toimub salvestus, pärast seda salvestust jagatakse seda, et tihtilugu jääb see mulje või teadlikkus sinna, et teos on justkui ainult see mingi romaan ehk siis mingi kirjandusteos, mingi artikkel, teadusartikkel, populaarteaduslik artikkel või mingi kunstiteos, et mingi maal, mingi graafika või siis just see teadusteos, et mingi doktoritöö või teadusartikkel. Et tegelikult neid teoseid on palju rohkem. Ja sinna nii-öelda kirjanduskunsti ja teadusteoste alla läheb väga-väga palju teoseid. Lihtsalt me kipume võib-olla üle tähtsustama seda, et mis on teos. Et ka minu see kritseldus, minu mõeldud tantsukava, et see on samasugune teos. Aga et te näete siin ka seda keerulist definitsiooni, et ma ta siia ikkagi selguse mõttes tõin, et mida teoseks siis loetakse, et see ongi siis selline originaalne tulemus, on ta siis kunsti, kirjanduse või teaduse valdkonnas. Ja mis on veel hästi oluline, et on mingisuguses objektiivses vormis väljendatud. Ehk siis selles mõttes, et me tajume seda, et kas seda on uuesti võimalik luua, täpselt nii nagu see ettekanne, et sellest valmib siis mingi kas esitlus, sellest ettekandest mingi salvestus ja me saame seda nii-öelda taaskasutada, et ta ei jää kuhugi nii-öelda õhku.
mingi vahendi abil, et just, et kas on mingid pildid sellest tantsukavast või sellest laulust mingisugune viisijupp, ja on originaalne ehk siis enda intellektuaalse loomingu tulemus. Ja ma tõstsin siia ka sellise mõiste, mis võib ka materjalidest, ma pärast koos selle slaidi esitusega annan ka mõned sellised head kasulikud lingid, et kellel on huvi edaspidi või vajadus selle teema nii-öelda põhjalikumaks uurimiseks, mis oleks siis sellised head kiired lingid. Et selline mõiste nagu intellektuaalne omand, et tegelikult see on siis nii-öelda see katus, et autoriõigus kuulub sinna alla ja kui te kohtate seda mõistet, et tegelikult selle intellektuaalse omandi all mõeldaksegi siis teie loometöö tulemusi. Ja lahti on ta kirjeldatudki sellest, et see intellektuaalne omand ongi kõik see, mis nii-öelda teie seest tuleb. On need siis mingisugused luuletused, on need mingisugused maalid, on need ideed, on see mingisugune tarkvarakood, on see mingi tehnoloogia, on see mingi leiutis, et see on teie intellektuaalne omand. Siis nüüd, kuidas autoriõigus saab siis meie teoseid kaitsta ja kuidas me ise saame tegelikult oma teoseid kaitsta, et see ei ole selline autoriõigus ei ole mingi selline kellegi teise poolt teile peale pandud tähtis asi, vaid nii nagu ma enne ütlesin, et see tekib automaatselt, see autoriõigus, et ei pea kuhugi hakkama teatama, ei pea kirjutama mingeid raporteid, mingeid avaldusi. Et ma võingi kirjutada 20 aastat luuletusi sahtlisse ja ma ei avalda neid. See ei tähenda, et neil ei kehtiks autoriõigused. Et kui keegi minu luuletuste kohvri ära varastab ja need luuletused avaldab, siis tegelikult ta on minu teosed varastanud ja tegeleb nii-öelda plagiaadiga. Et see teos ei ole avaldatud, ei tähenda, et tal ei oleks autoriõiguseid. Ja see, mille alusel ma saan siis otsustada, et kuidas minu teost kasutatakse, selleks ongi siis litsentsid. Neid on ka hästi-hästi suur hulk, et me sellest üks täiesti eraldi nagu kursus teha, aga võib-olla see, mis õpetamist on oluline, et ma näitan seda siin järgmine. Ja need ka ja, et sellel päeval tuleb see. Ja midagi oli veel. Võid juba panna selle teise kuupäeva. Ja siis see öölopetus ka. Jah, ma panen, et registreerimine minu käest. Kindlasti sinu juures ainult. Hiiu, kas sa saad äkki kinni panna selle, et keegi seal räägib? Jaa, ma kohe püüan. Et ma näitan ka tegelikult seda sisulitsentside asja teile ka, et ma korra panen siit uuesti. Ehk siis see näiteks, kui te loote õppematerjale, vahet ei ole, kas nad on veebis, kas nad on lihtsalt mingisuguse, kas kirjutan A4 paberile, et siis siin on üks näide, et ma saan panna näiteks sellele materjalile siis külge, et kuidas seda minu tehtud materjali võib kasutada. Et kui nüüd siin on hästi oluline, et mida ma ise olen kogenud näiteks, et kui tudengid loovad õppematerjale või kolleegid ja ta oma õppematerjali luues kasutab kellegi teise mingisuguseid materjale või tehtud, kas siis videosi, slaidi esitusi, et ta ei võta sealt kõike, aga ta kasutab sealt mingeid elemente. Jah, ta korrektselt viitab, et ta ei riku autoriõigusi, aga kõike, mida ta oma õppematerjalis esitleb, ei ole ainult tema enda loometöö tulemus, vaid ta kogub kokku sellised head praktikad. Et siis on nii-öelda see tingimus, et kui ma ise kasutan teiste materjale, siis ma ei saa teha nii, et võt minu materjal on nüüd kinnine, selle eest tuleb maksta või et seda ei tohi jagada. Ehk siis see, et kui ma ise kellegi teise asju kasutan ja selle pealt siis õppematerjali loon, et siis ma peaksin ka oma õppematerjali nii-öelda jagama. Ehk siis tegelikult seesama avatud sisulitsents ehk siis see Creative Commons, et see jagamine samadel tingimustel. Aga see kehtib tõesti sellisel juhul, et kui ma kasutan kellegi teise materjali, et kui see kõik on täiesti minu enda ainulooming, loomulikult ma ei pea jagama seda, ei tasuta. Ma võin selle eest küsida nii kõrget, nagu ma tahan. Nii nagu me täna maksame näiteks Microsoft Office'i eest, kui me tahame, et meil oleks Word, Excel, PowerPoint,
siis me maksame täie rauaga nii paljude litsentside eest, kui meil näiteks vaja on, et lasteaias on 10 või 20 või 30 arvutit, et siis me ostamegi 30 litsentsi. Et siin nende litsentside puhul on kindlasti hästi palju erisusi, aga üks siis, mida kindlasti tähele panna, et kui te õppematerjale ise kasutate ja loote, et siin siis näide ka, et mida see tähendab, et sellise litsentsi puhul, et kui näiteks keegi on oma õppematerjalile või kui te kohtate mingeid õppematerjale või õpiobjekte, et on mingi selline ikoonide kogum, et mida see siis tähendab, et ma tohin seda materjali jagada, mis tähendab, et ma võin seda kopeerida, levitada mis tahes vormis, on ta siis mingi lingina, olen ma sealt mingeid asju enda õppematerjali võtnud, ehk siis näiteks kohandada, et keegi on teinud mingi, ma tea, näiteks kuidas lastega kasutada siis mingisuguseid õppevahendeid, mul on mõtteid juurde panna, aga tema mõtted on ka väga head, et ma lihtsalt kujundan natukene ümber, arendan edasi ja näiteks võin ka äriliselt kasutada, et see on nagu täiesti okei. Siin on ka nii-öelda need selgitused. Ma näitan ka seda, et siin on täitsa hea olemas eestikeelne, et ma panen teile linkide kogusse selle, et mida need siis tähendavad. Et alati on siis nendel avatud sisu litsentsidel seesama tingimus, et sa pead viitama autorile ja siis ongi, et kas sa võid kasutada nii-öelda lihtsalt jagada, võid kasutada ärilistel eesmärkidel, et siin on näiteks peal see nii-öelda euromärk, et sa ei tohi ärilistel eesmärkidel kasutada, et sa ei tohi sellest nii-öelda raha võtta. Või siis näiteks on see, et see materjal on antud siis täiesti vabasse kasutusse, et õigus seda teost kopeerida, levitada, jagada ja seda kasutada ka ärilistel eesmärkidel. Et see tegelikult on kõik eesti keeles ka olemas tulevikuõpetaja lehel, et mida üks või teine litsents tähendab ja tegelikult nad saavadki sinu jaoks kindlasti hästi oluliseks siis, kui sa ise oled õppematerjalide looja, et sa liiga ei teeks ja et sa kellegi teise õigusi siis ei rikuks. Nii, aga liigume edasi. Et ma võib-olla lasekski, kui me neid mõtteid siin nüüd kiirelt käsitlenud, et kirjuta sinna chat-alasse, et mis on sinu intellektuaalne omand, et ma panen teile korra selle siia uuesti ette, et kõik see, mis tuleneb sinu vaimsest intellektuaalsest tegevusest, et kas sa suudaksid praegu sinna chat-alasse kirjutada 1 kuni 3 asja, millele sa tead, et see on sinu intellektuaalne omand, see on sinu loomade tulemus ja sellele kehtivad autoriõigused. Ma kirjutan ka, ma võtan selle chat. Ja ma panengi, et minu juba tuleb, et ülesanne siis on, et kellel ees ei ole või kes reageerib. Väga hea, juba tulevad ja minu loodud laulud, õppematerjalid, loengumaterjalid, lauluviis, salm, animatsioon, igal juhul ja luuletused, maalid, õppematerjalid, just ka kokkuvõtted. Näiteks koosoleku raportid, et see, kuidas sa seda raporteerid, kuidas sa kirja paned, et jah, nendel on samamoodi töölehed, fotod, laulud, juhendid ja igal juhul. Ja näiteks juhendite õppematerjalidega keegi ei keela, et ma panen selle lingi, et kuidas panna juurde juhenditele need samad autoriõiguse märgid, et kuidas peaks sinu juhendeid kasutama või siis kui majas on kokku lepitud, et vot Kristi teeb meil juhendeid, Kristi juhendid on kasutamiseks ainult näiteks meie majas, et neid ei tohi jagada või kui teil on soov mõnele kolleegile naaberlasteaias või ülikoolis, kõik õpivad on ju jagada, et sellest me ka kohe räägime, et mis siis tuleks teha. Et tegelikult need asutused, kus te teate, et
et väga palju on sellist loometööd ja paljud õpetajad ei jagagi, et see ongi nii-öelda metoodiline materjal minu rühmas ja see ongi ainult minu rühmas kasutamiseks, sest et mina autorina ütlen, kuidas minu loodud materjali ja teostega toimetatakse, aga see on ka asi, mida tulebki nii-öelda kõva häälega välja öelda ja oma majas ka võib-olla arutada, et lepime kokku. Aga need on ka sellised asjad, kus me ei saa minna nii-öelda autoriga vastuollu, et siin tekivad küll mõned erisused, et selle jaoks meil ka täna nii pikalt aega ei ole. Et natuke paneb see piirangu peale, need samad isiklikud ja varalised õigused, et lasteaia direktorid ja omavalitsused saavad siin tulla nii-öelda vahele ja öelda, et aga kõik need sinu juhendid ja õppematerjalid on tehtud meie majas töötades, meie maja internetti kasutades, meie maja arvutit kasutades, meie maja printerit kasutades ja meie tahame nüüd nende õppematerjalide eest saada sellise summa näiteks, et siin hakkavad ka näiteks, et kui tudengid kirjutavad lõputöid, et kellele kuuluvad siis isiklikud ja varalised õigused, et kui on väga hea lõputöö ja tahetakse seda kirjastada, et seal hakkavad ka mängima need on kindlasti need isiklikud ja varalised õigused, et luues õppematerjale, töötades näiteks Kasekese lasteaias, siis sinna jääbki seesama asi, et ma olen seda kõike loonud selle lasteaia ressursse kasutades, siis kõik autoriõigused selles osas mulle ei kuulu, et mulle kindlasti kuuluvad need isiklikud õigused, aga need varalised õigused on küll asjad, mida tuleks tegelikult kokku leppida. Kui te tajute, et te tegelikult väga palju neid materjali loote ja need on kuidagi läinud niimoodi lendu ja te tegelikult justkui mingit raha selle eest ei saa. Aga siin jah, nii-öelda need rahaküsimused hakkavadki mängima siis, et kuidas ma neid materjale lõin ja mis tingimustes, aga väga hea, et tegelikult, et õpetajad teinekord kipuvad olema liiga tagasihoidlikud, et mis nüüd mina, mis autor. Ja kui te nüüd laste peale mõtlete, milliseid teoseid nemad on siis lasteaias loonud, et mis võiks see kõige eksklusiivsem teos olla? Julgeb keegi siia kirjutada? Kui te laste peale nüüd mõtlete. Joonistused. Raamat. Mis nad veel seal lasteaias teevad? Need väiksed autorid toimetavad tegelikult iga päev omal intellektuaalse omandiga. Jutud, laulud, just. Nad esitlusi ka teevad. Et kindlasti laste sellised, et see, kuidas ta laulab ja luuletust loeb, et tegelikult ka sinu sellele etteastele kehtivad autoriõigused, sinu tantsule. Ja ma ei tea, kui paljud lasteaiad neid õpimappe täna teevad või e-portfoolioid või kuidas kuskil asutuses nimetatakse, on nad siis digitaalsed arengumapid või tõesti nende kladede vahel, et need on samamoodi kogum teoseid, millele igal juhul kehtivad autoriõigused. Et kindlasti, et kui te neid teoste peale mõtlete, et siis kindlasti alati mõelge ka laste peale, et nemad loovad teinekord isegi rohkem neid teoseid oma lasteaiapäeva sees, kui võib-olla mina õpetajana. Nii, väga hea. Et see võiks täna siis kindlasti ühe sellise, ma loodan, et mitte uue teadmisena, aga selles mõttes selle kinnitusena kaasa tulla, et ma saan teosest aru, mis asi see on, et ei ole nii-öelda seda väärarusaama, et teos on midagi väga tähtsat, et see on Mona Lisa muuseumis ja see minu kritseldus sinna visikunurka, et see ei ole teos. Et kindlasti on. Ja jah, kokkuvõttes, et just see sinu essee, õppematerjal, jutuke, tantsukava, isegi see tuletatud teos, et võib-olla see mõiste, et kui sa tõlgid näiteks mõne luuletuse teisest keelest, et jube hea selline kas rahvaviis, aga et ta ei ole eesti keeles, et ma tõlgin, ka sellele kehtivad autoriõigused. Et ei jääks kinni ainult sellesse suure tähendusega teosesse. Ma panin siia mõned, see nimekiri on väga-väga pikk, et kui te otsite kas või Vikipeediast või mujalt, et mida üldse autoriõigus kaitseb, et te võite autoriõiguse seaduse ette võtta, aga kui on kiiresti vaja nii-öelda järgi kontrollida,
et järelkontrolliks sobib Wikipeedia ka, et mis üldse nii-öelda autoriõiguste alla siis lähevad. Et noh, ma panin siia veel, mida tihti unustataksegi ära, et needsamad arvutiprogrammid, et see piraatlus, et noh, saan kuskilt tasuta, et noh, siis keegi jääb nii-öelda sellest varalisest tasust ilma. Kui need loengud, ettekanded, see tuli siit ka ilusti välja, stsenaariumid, et ka tegelikult, et kui me lastega teeme animatsioone, nende jutud, ma ei peagi neid alati kuhugi salvestama, aga et kui me näiteks panengi kirja, et võt see laps rääkis selle loo, et igal juhul kaitseb autoriõigus seda lavastused, muusikateosed, ka hooned, rajatised, pargid, et kõik arhitektuuriteosed on autoriõigustega kaitstud. Skeemid, plaanid, fotod, videod, maalid käisid läbi, katlased, kaardikatlased, maketid, noodid, et see alla kuulub tegelikult väga-väga palju teoseid. Mõned küsimused veel, osadele ma juba ka vastasin. Aga just seesama, et sa ei pea kuhugi midagi teatama. Ühtegi formaalsust ei ole vaja täita, et autoriõigus tekib automaatselt, kui see teos luuakse. Ja kes siis saab olla autor? Et tegelikult, et sellest me juba ka rääkisime, et tegelikult iga inimene, kes on midagi loonud ja autoriteks saavadki siis olla nii-öelda füüsilised isikud, kas mina üksi või siis kellegiga koos, et me saame ka kolleegidega või lapsed koos, et saab ka siis nii-öelda olla ühisautorluses või kaasautorluses. No hästi levinud ongi ta näiteks koos kirjutamine, et me kirjutame näiteks õpetajate lehte või maakonnalehte või vallalehte, mingi nupukese, et siis kui me teeme seda koos, et see kaas- ja ühisautorlus on nüüd ka selles mõttes, ütleme teadusmaailmas, kui me kirjutamegi näiteks artikleid, siis tavaliselt nii-öelda see kõige suurem panustaja ja vastutaja pannakse tavaliselt nii-öelda artikli esimeseks autoriks. Et artiklites, kui te näete, et on seal mingi 10 autorit, siis nad ei ole seal, tavaliselt see mainitakse ära siis, aga üldjuhul teadusmaailmas siis autorid on tähtsuse järjekorras ja mitte selle järgi, kellel on rohkem kraade või kes on kauem õppinud või õpetanud, vaid selle järgi, et kes on nii-öelda selle artiklisse kõige rohkem panustanud, et mitte ei ole tähestikulises järjekorras ega vanuselises, vaid selle panustamise. Ja see on ka tegelikult see autorite omavaheline kokkulepe, et mis on siis need asjad, et me võime ka artikli kirjutada nii, et üks kirjutab ühe lehe, teine kirjutab teise lehe ja on hästi selgelt ära eristada minu panus ja tema panus, aga me võime ka kirjutada nii, et need panused ei ole eristatavad. Et see on kindlasti, et kui õppematerjale loote, sest et seal hakkavadki mängima nüüd näiteks need tasud, et kui me koos kirjutame, et kellele me siis nii-öelda suurema summa maksame. Kui kaua need õigused kehtivad, et seda on ka tegelikult oluline teada, et tegelikult terve siis selle autori eluea ja siis 70 aastat peale inimese surma. Et see võib ka riigiti erineda, aga üldjuhul Euroopas kehtib siis see 70 aastat peale inimese surma, pluss siis inimese enda eluiga. Ja ma tegin oranžiks siis siia selle, et see küsimus, et aga kus ma tean, kes on teose autor, et üldjuhul kehtib siis see printsiip, et see isik, kelle nimi on fikseeritud teosel, loetakse ka selle teose autoriks. Et me pärastpoole natukene mõtiskleme ka selle üle, et aga kui see nimi ei ole seal õige, mis siis saab? Aga üldiselt jah, et kui te võtate mõne raamatu, muusikateose, artikli, et see nimi, kes seal on, et noh, siis tema on nii-öelda see autor. Kas ideed, ma panin selle ka siia, et idee on intellektuaalne omand, see on minu loomede tulemus, aga autoriõigusega seda ei kaitsta. Ja see põhjus ongi tegelikult selles samas, et ma võin siin praegu teile rääkida mingi väga hea äriidee või mingi väga hea õppemängu idee. Ja kui keegi selle nii-öelda kinni püüab ja selle päriselt ka ära teeb, siis ta ei riku autoriõiguseid, sest et see koolitaja 2 aastat tagasi käis sellise idee välja, mina tegin selle teoks, siis ei ole mingisugust nagu probleemi. Just sellepärast, et see teos, mida kaitstakse, teda peab saama uuesti nii-öelda esitada. Ehk siis minu idee, et seesama, et mina võin siin tulla väga hea idee peale, aga keegi, ma ei tea, Austraalias teeb selle asja juba ära. Et sihukest asja aitavadki siis reguleerida patent ja kaubamärgi näiteks registreerimine. Et kui mul on mingi väga hea toode,
siis ma ei riku kellegi autoriõigusi, kui me tuleme näiteks kas samal ajal või selle idee peale üks ühes maailma otsas, teine teises maailma otsas. Küsimus ongi see, et ma saan ta patendina ära registreerida ja öeldagi, et vot sellele kehtivad sellised ja sellised kaubamärgi õigused. Noh, see kaubamärgi teema hästi lühidalt ongi näiteks seesama, et lastele tegelane Lotte on välja mõeldud, et temast on tehtud raamatuid, temast on tehtud multifilme, aga näiteks ta on kaitstud kaubamärk ja mõni äriinimene mõtleb, et voh, hakkan nüüd tootma, ütleme, Lotte siis karastusjooki või spordijooki või mingisugust energiajooki, mis läheb võib-olla Lotte loojate väärtustega vastuollu. Kui nad ei oleks seda kaubamärki ära registreerinud, siis tekikski see olukord, et ühel hetkel on, ma ei tea, turul Lotte suitsud, Lotte alkohol, et seda ei saa teha, kui ma kaitsen oma kaubamärgi, et vot mul on selline või ka näiteks sellised kuulsad inimesed, et nad kaitsevad oma nime. Et kui tal on näiteks Erki Nool, et ei või anda välja noole nimelisi mingisuguseid pliiatseid. Et ma saan ka siis nii-öelda oma nime kaitsta, et ühel hetkel ma ei leia kaubandusest mingeid väga totraid asja, kuhu on siis minu nimi peale trükitud. Aga ka patent ja kaubamärk täiesti sisulised kursused, et kellel mingi hetk tekib võimalus või huvi, et alati soovitan neid kursusi ka võimalusel siis kuulata või natuke ampsata. Siis millal ei ole vaja autori käest luba küsida? Just siis, kui näiteks autoriõigused kaotavad siis kehtivuse, et näiteks siin Anton Hansen Tammsaare surmast on juba nii palju möödas, et tegelikult ei olegi probleem uuesti siis anda välja siin Tõde õigust, et samamoodi, et kui tuleb nii-öelda raamatute kordustrükid ja uuesti väljaandmised, kindlasti siin jälle see asi ei ole nii lihtne, et kuna autoriõigusega on alati siis seotud litsentsid ja pärandused, et millised siis nii-öelda need õigused siis järglased on saanud ja neid kohtulahendeid on siis ka erinevad, et kuidas siis on siis näiteks Jaak Joala näide, kui paljud seda mäletavad ja teavad, et tehti see kuju sinna Viljandisse ja tegelikult Joala siis Lesk ei olnud sellega nõus ja jällegi, et see teadlikkus nendest autoriõigustest on äärmiselt oluline. Kui autor on andnud näiteks vaba kasutamise litsentsi, ehk siis ma luban, see, millest ma ka enne näitasin, et Creative Commonsid, et ma teen ise materjali kasutades teiste häid materjale, et ma luban seda ka teist kasutada, aga vot sellistel tingimusel, et kindlasti on vaja viidata, neid ei tohi kuidagi kasutada minu vastu või minu naeruvääristamiseks. Ja ütleme, õpetajad on selles mõttes alati nagu heas seisus, et kui kasutada teost motiveeritud mahus ja teaduslikel hariduslikel eesmärkidel, aga autorile korrektselt viidates. Kindlasti siin alati tekitab see motiveeritud maht küsimust ja mis on siis see hariduslik eesmärk. Et näiteks võibki olla, et me vaatamegi lastega koos mingisugust filmi, teemegi näiteks lasteaias perepäeva ja vaatamegi seal näiteks Lotte kadunud lohed, et seal tekib kohe nagu see küsimus, et kas me tohime nii-öelda tegeleda filmi levitamisega, aga kui me ütlemegi, et see on hariduslikel eesmärkidel ja me ei küsi vanemate käest raha, et ei ole vaja kinoraha, küll aga kui me ütleme, et vot, et tulge meie kinno ja jätke meile siia siis nii-öelda lasteaia kassasse raha, et see on küll jah, küsitav ja vaieldav, aga hariduslikel eesmärkidel ja motiveeritud mahus üht-teist võib, et ma ei pea õpetajana iga videoklippi, heliklippi, mida ma siis oma tunnis, ajalootunnis või lastega, mina ja keskkonnategevuses vaatan, sellepärast nüüd muretsema, et kas mul on olemas kõik vajalikud nõusolekud, et ma võin seda teha. Ja kui näiteks autor on siis loovutanud ja loobunud oma siis varalistest õigustest, aga jah, ma ei pea autori käest luba küsima, aga viitama ikkagi pean. Ja vaba kasutus siis ongi, et see ei tohi teenida ärilist eesmärki ehk ma ei saa hakata müüma, võtta siis täpselt, et ostan siin mingisuguse filmi, animatsiooni ja hakkan siis nii-öelda kinoteenust pakkuma. Kui sa kasutad siis
et vabakasutus ongi see, et keegi on oma teose siis teinud ja ma ei pea iga kord luba küsima ja tasu maksma ehk nii-öelda see vabakasutus. Ja just, et hariduslikel ja teiste harimise eesmärkidel on see lubatud. Ja mis ma ka enne ütlesin, et ma võin seda kõike teha, et ma ei pea luba küsima, aga ma ei pääse sellest, et ma ikkagi korrektselt viitan, et kes on selle teose autor, et ma ei esita seda kui enda oma. Ja mida siis, see, millega tegelikult hästi palju siis selliste kirjatööde puhul on nad siis tudengite näiteks lõputööd või kui me räägime ka mingitest artiklite kirjutamisest, ka populaarteaduslikud, et näiteks õpetajate leht, et ma ei läheks vastuollu autoriõigustega, et siis kindlasti on ikkagi vaja ära märkida alati see autori nimi. Kui see on teosel näidatud, et meil on ka väga palju teosed, kus ei ole, et autor on teadmata, aga on teada näiteks see aasta ja see avaldamise allikas, siis tegelikult ka see ei vabasta mind nii-öelda korrektsest viitamisest, et kui aga ma ei teadnud seda autorit. Ja ma panin siia ka sellise mõtte, et vajadusel ja võimalusel autorit luba küsida, et kas seda ei tasuks ära unustada, et me elame piisavalt väikeses riigis, et ma arvan, et siin ka ühe sellise praktilise tegevusena koos lastega, et saab seda nõksu kasutada. Ja panin siia teile ka siis mõned sellised väljavõtted digipädevus.ee siis sellisest hindamiskriteeriumist, et kui tekikski see küsimus ikkagi või kui kellelgi on veel selliseid kõhklusi või kahklusi, mitte enam võib-olla selle kas, aga just see kuidas, et tegelikult siis digipädevuse osaoskustes on alusharidus ilusti ära kirjeldatud ja kui me sellele otsa vaatame, siis näiteks seesama info- ja andmekirja oskus, et tegelikult laps salvestab siis nutiseadmesse digisisu, on see siis pilt, video, audio ja lasteaia kontekstis ei tähenda, et ta peab sellega üksi hakkama saama, et see ongi näiteks siis juhendaja või õpetaja kaasabil. Et kui ta juba seda salvestab, et siis seal on tegemist nii-öelda teose ja autoriõigustega, siis suhtlus ja koostöö, et tegelikult, et laps nimetab, millist siis sisu on sobilik jagada ja kellega just, et millist pilti, millist video ja teab, et tema loodud sisu eest vastutab tema ja ka lapsevanem. Samuti siis sisu loomine, et ta teab, et ta on ise oma loomingu autor ja tegelikult programmeerimise kontekstis, et samamoodi digipädevuse all on ära kirjeldatud, et laps koostab näiteks lihtsa pildilise algoritmi ühest tegevusest. No näiteks seesama, et ta kirjutab sinna Bbotti mingi koodi, ta panebki sinna näiteks oma vanuse arv nooli, et Bbot peabki liikuma näiteks 3 sammu edasi, täpselt nii palju, kui vana ta on. Ja tegelikult see tema 3 noolt ongi juba tema teos ja tema kood. Ja digiturvalisus, et laps teab, et tundmatud programme või rakendusi digiseadmesse ei laadita ja ta teab, et kaaslase pildistamiseks või filmimiseks tuleb luba küsida. Et need ei ole tegelikult üldse sellised keerulised oskused ja need on tegelikult sellised oskused, millega meie lapsed täna juba kokku puutuvad ja mingis osas ka oskavad, aga see teadlikkus, kuidas ei ole tegelikult neil veel nii hästi omandatud, et siin nad vajavadki tegelikult natuke seda tuge ja mängulisust, et nendes oskustes siis nii-öelda paremaks saada. Ja ma panin siia mõned tegevused, mida ma ise olen lastega teinud 2,5 kuni 7 ja siis ka esimeses kooliastmes, et selline segamini autorid on hästi hea võte lastega aeg-ajalt. See ei tähenda, et te peate seda iga nädal tegema, aga täitsa selline hea reaalsuskontroll lastele, et meisterdavad seal siis mingit näiteks savikujusi. On see plastiline, on see savi või teevad taaskasutavast materjalist, et igal lapsel on siis mingi oma taies, millele pärast siis tehakse nagu näitus, et kas siis tõesti tõstetaksegi kuhugi rühmaruumi eraldi nurka, et lapsevanem saab siis ka näha, et vot üks teema ja kui palju erinevaid siis taiesid on tulnud. Igal taiesel on nii-öelda siis ju nimi alati ja mida siis õpetaja saab nii-öelda teha just laste aktiveerimiseks, et ta ajab need nimed seal sassi. Esiteks juba see, et kuidas selline asi saab juhtuda, et õpetaja on need nimed nagu sassi ajanud, et kas see juhtus kogemata või juhtus meelega.
ja mida laps tundis, kui ta nägi oma töö all hoopis teist nime või et noh, et tema nimi oli hoopis mujal ja tema töö all teise lapse nimi. Ja ongi selline hästi lihtne tegevus, et ma ei pea väga midagi suurelt ette valmistama, et ma kasutan ära sedasama ressurssi, mida me niikuinii igapäevaselt teeme, et lapsed loovad, on need siis pildid, on need siis mingid voolimistööd, mingid meisterdamistööd. Ja ma natukene mängin nende nimedega ja just see teadlikkus sellest, et nad tegelikult tunnevad ära oma tööd, aga just, et kas nad teadvustavad neid tundeid, mis tekib, et kui minu autoriõigusi rikutakse. Fotograafid, modellid, et see ei ole minu mõte, see on minu ühed kolleegid siis Varbola lasteaiast tegid sellise hästi vahva tegevuse meediategevuste raames just sõimerühmas. Ja kuna seal oli nii-öelda ka liitrühm, aga oli selliseid 2,5-3-seid lapsi ka ja oligi ringmäng, kus lastele anti rollid. Pildistajad, seal isegi kasutati ka jälle hea võimalus arendada sõnavara, fotograaf ja nemad vist kasutasid ka sõna modell ja lapsed said siis, õpetajad sosistasid neile kõrva, kas ta on fotograaf või ta on siis see modell ja lapsed enne teadsid, et kui fotograafidel olid käes siis fotoaparaadid, päris fotoaparaadid ja pildistasid, aga ei pea olema, et võib lastega kasutada ka seda, et alati ei pea kasutama tehnoloogiat, võib olla ka nii-öelda mängufotokas, et nad ise näiteks meisterdavad ja pildistajad pidid küsima luba, et seda ka lastega harjutati enne, et tere, kas ma võin teist teha pilti? Väiksematel lastel nagu lühemad laused, vähem sõnu, vanematel lastel pikemad laused, rohkem sõnu. Aga see mõte, et ma harjutan ka seda, et kas ma võin pilti teha, mitte ei kuku kohe inimest pildistama. Ja siis need modellid said ise valida. Mingi hetk nad tegidki nii, et lapsed ise valisid ja siis mingi hetk ütlesid, et jah, sina ütled jah, palun. Ehk siis ka tegelikult selle võib-olla natuke komplimendi vastuvõtmine, et jaa, aitäh, palun, et kuidas ma poseerin või siis ei, ma ei soovi. Et ka eitav vastus on aktsepteeritav, et sa ei ole halb või paha inimene, kui sa ütled, et ma ei soovi, et te mind pildistate, aga et seda saab ka öelda hästi sõbralikult. Et selline hea mäng ja tegelikult ka ei nõua mingisuguseid väga tehnoloogilisi teadmisi, ja ei nõua ka tehnoloogilisi vahendeid, aga selle sisse saab peita tegelikult väga-väga palju oskusi ära, mida lastel harjutada. Ja see küsiluba on ka siis selline, mida tudengid on rakendanud ja proovinud ja mõned kolleegid, et kirjutadagi mõnele lastekirjanikule, laste lemmiklauljatele, luuletajatele, tantsijatele, et näiteks kui ongi valmistatud mõne konkursi raames või lihtsalt emadepäeva raames tore video koos lastega või animatsioon ja vot sinna taustale tahaksimegi Karl-Erik Taukori seda laulu, aga ei saa YouTube'i panna, sest YouTube kohe ütleb, et autoriõigustega nagu vastuolus. Et kirjutadagi, et tere, meie oleme siin Kasekese lasteaed, Mesimummide rühm ja sooviksime sinu laulu oma animatsioonis kasutada. Ja mul on olnud kolleege, kes on öelnud, et nad on selle loa autorilt saanud. Et see on ka jälle see, et lastele õpetada just seesama see suhtlemine ja tegelikult, et kuidas seda kirja koostada ja mida me kirjutame ja kuidas me seda luba küsime. Et need on sellised väärtused, mida me saame hakata juba maast madalast harjutama ja lapsi ette valmistama ja tegelikult need ei ole keerulised, et kui me mõtestame need läbi, et see on nii-öelda inimeseks ja kodanikuks olemise nii-öelda sammud ja see autoriõigus selleks kõiges siis sisaldub. Nii, ja panin siia korraks ka veel viitamise, et teiste inimeste panuse ja autorluse tunnustamiseks on saanud kindlaks normiks siis see väljaütlemine, millistele ja kelle ideedel toetutakse. Et see tegelikult see esimene samm ongi see, et ma tunnustan selle teise inimese panust sellega, et ma ütlen, et see on tema tehtud, et see ei ole minu mõte. Ja tegelikult, et kui ma seda ei tee ja teistel jääb mulje, et ahaa, üks näide, et oli emakeelepäev ja ma meie lasteaias siis võtsin ette Keiti Vilmsi kalambuurid, et kalambuur on niisugune sõnamäng,
otsisin välja sellised toredad temaatilised ütlemised, kujundasin ära ja kleepisin siis igale poole toredatesse kohtadesse. Ja siis üks kolleeg tuli ütles, et oi, nii vahvad ütlemised, et kuidas sa nende peale tulid. Ma oleks võinud öelda, et aitäh, et näe, olengi nii nutikas. Aga ma ütlesin ei, et vaata, et seal kapi peal on tegelikult need 2 raamatut, kust ma need võtsin, et mina ei ole autor. Et ma olen lihtsalt kasutanud neid hariduslikel eesmärkidel, et teid harida selles osas, mis on kalambuurid ja tekitada võib-olla seda huvi ja vaimustust selle põneva eesti keele vastu. Et loomevargus ehk plagiaat on tegelikult, ma usun, meile kõigile tuttav. Ja no te võite sinna chat-alasse, me veel jõuame kirjutada mõned põhjused, mis teil esimesena tulevad, et miks on vaja viidata. Lisaks sellele, et me austame siis autorit, kas on veel põhjuseid? Ma panen korraks kinni, vaatame, kas tuleb. Palju kaasamõtlejaid jäänud on? Ja, biokavad, keegi on kirjutanud. Ja, biokavad kuuluvad ka, kaitstakse autoriõigusega kindlasti. Aga kas keegi julgeb siia kirjutada, et miks on vaja viidata? Või on see lihtsalt asi, millega kiusatakse ülikoolis, kui on vaja lõputööd kirjutada? Jah, et sa ei tohi teha omaks. Mis see on siis, kui ma teen teise mõtte enda omaks? Maakeeli öeldes. Vargus just. Sa varastad. Ja, et plagiaat on vargus. See on lihtsalt niimoodi glamuurselt väljendatud, et sa lihtsalt varastad. See on loomade vargus. Ja olen isegi kohanud sellist ülemust, õnneks küll väga-väga-väga ammu, et kui sa talle esitasid idee, siis ta tegi selle maha ja 2 kuu pärast tuli esitles seda kui enda ideed. Et see, et on aega mööda läinud, ei tähenda, aga mis teha, ideed ei saa autoriõigusega kaitsta, küll aga teost. Et just, et oma ideed teinekord tasub panna kirja, mitte öelda välja, vaid pange see kirja taas esitavas vormis, et siis on küll nii-öelda vargus, et kui te olete selle idee mingil kujul kirja pannud või visandanud, et siis ta on taas esitavas vormis. Ja panen teile siis ka, et ma ei kiusa teid siin väga, et võib-olla see, mis on siis võib-olla just tudengite selliste uurimustega välja tulnud, just, et miks selle viitamisega nagu kiusatakse nende komade ja kuhu ma tõstan need sulud, et see tegelikult säästabki teid seaduse rikkumisest, et sa rikud seadust ja see, et sa jätad sealt ära need vajalikud komad, sest et viitamiseks on ette nähtud mingi konkreetne reeglistik, on tegelikult nii-öelda seaduse täitmine. Ja tegelikult, et kui mina oma tööd, ükskõik, kas see on lõputöö, kas see on mingi artikkel, see annab ka sinu sellele loodule usaldusväärsuse ja näitab, et sinu argumente toetavad selged tõendid, et sa ei ole neid lihtsalt oma tunnete pealt välja mõeld, vaid et siin on mingisugused uurimused, mingisugused läbiviidud katsed, mis tõestavad seda, et see on nii. Ja just, et ma saan kontrollida seda algallikat, et kui mul on vaja kontrollida seda, et kas see vastab tõele, tegelikult seesama, et kui keegi süüdistab mind plagiaadis, siis tegelikult see süüdistaja peab ka tõestama seda, et tegemist on plagiaadiga. Ehk siis ka see, et kui sa oled viidanud korrektselt, et sul on ka ennast lihtsam kaitsta, et kui keegi tuleb süüdistama sind plagiaadis. Ja just, et sa siis ei riku seadust. Üks, mida ma olen hästi tihti kohanud, ongi seesama, et ja mis siin salata, ka ise teinekord võib-olla mugavusest ja ka väsimusest kasutanud just seda, millele ma olen siin X-i peale tõmmanud. Et selliste ettekannete puhul, kus ma kasutan pilte, mis ei ole minu omad, tehakse hästi palju seda, et ma panen lihtsalt youtube.com näiteks, et see video, see on YouTube'ist. Et siis see ei ole korrektne viitamine. Et pildi viitamisel tegelikult peab välja tooma need samad, mis kehtivad ka muude akadeemiliste kirjutuste puhul, on ta raamat, ajakiri, video, helipilt, et seal peab olema autor, seal peab olema aasta ja tegelikult see viide algallikale.
seda autorit ja aastat ei pruugi alati olla, kui ma leian internetist mingi pildi, et seda lihtsalt ei ole seal kirjas, aga see ei tähenda, et seda autorit ei ole olemas. Siis tegelikult üks viga, mida tehakse, ei võeta seda pildi aadressi. Et siin siis näide tegelikult, et las ta jääb kohmakas, et selle saab alati teha hästi väikseks. Et kui ma teen slaidi esitust, et ma panengi siia kuhugi pildi alla pisikeselt, et inimene saab lihtsalt minna ja kontrollida ja vaadata, et see pilt on sealt pärit. Ja võib-olla ma ka näitan siis ühe koha, mida mina näiteks kasutan hästi palju, kui ma teen siis ettekandeid või veebilehti, ongi pexels.com. Et tegelikult neid keskkondi on veel. Neil on siin tegelikult kohe ka üleval selline koht nagu litsents ja sa näed ka tegelikult ära, et mida sa tohid teha. Et tegelikult kõik on vabaks kasutuseks, mis siin pildid on, aga ja tegelikult ma ei pea ka iseenesest nagu viitama, aga siin lehel on kohe, et kui ma pildi alla laen, ma saan nii-öelda kas rahaliselt toetada seda fotograafi või siis ära märkida, et ma kasutan selle. Ehk siis tegelikult ikkagi on niisugune pehme soovitus, et kasuta, aga viita sellele, et see ei ole sinu enda pilt, vaid sa oled kasutanud siis mõne teise autori pilti. Ja samamoodi, et sa võid neid pilte siis ise muuta, et sa laed näiteks alla ja kirjutad sinna peale hoopis, et sa kasutad seda näiteks mingi kujunduselemendina. Aga et mis ei ole lubatud, et siin sa ka näitad, et sa ei tohi kasutada seda autori pilti teda naeruvääristavalt või siis seda, mida ta esindab naeruvääristavalt. Et tavaliselt nendel veebilehtedel on need küljes ja üks näide, et kui ma kasutan, et ma jätan teile ka ühe ülesande siia pusida, et te võite ka seda peale koolitust teha. Ehk siis näiteks, et kui ma panen selle ülesande ka teile siia nähtavaks, et mis ma tahan, et sa saaksid proovida ja minuga koos kaasa teha, et mõnel võib-olla on keeruline, et kui sa võib-olla nutitelefonis mind vaatad, et hea on, kui on teine arvuti kõrval, aga ma saan selle panna ka pärast sinna materjalidesse. Ehk siis, et leia internetist pilt, mis tänast koolitust sinu meelest kõige rohkem iseloomustab ja lisa see pilt siis interaktiivsele seinale, mille ma olen loodnud ja pane sinna juurde siis korrektne viide ja lisa siis juurde üks positiivne või negatiivne kogemus, mis sinul on seoses autoriõigustega. Et sa võid ka mõlemat panna, aga ei pea. Ja aadress on siis see padlet.com. Ma panen selle siia chat-alasse, et siis te ei pea hakkama kopeerima ja siis ma saan kohe tagasisidet ka, et kas see link töötab, et võite proovida, kas see tuleb lahti. Ja ehk siis mida ma tahan, et te teete, et sa mõtled, et mis võiks tänast koolitust iseloomustada. Ma panengi näiteks mingi märksõna. Vaat minu jaoks iseloomustab see, et palju mõtlemisainet ja tahan panna näiteks selle pildi, et ta töötab üldjuhul ingliskeelsete märksõnadega ja valin selle pildi. Ja sa ei pea teda üldse siit alla laadima, et sa saaksid teda panna siia minu soovitud lehele. Ja tegelikult see liigutus, mida sa peaksidki tegema, kui sul on vaja pildi allikat, ongi siis hiirega teed parema kliki. Vahet ei ole, kas see pilt on nüüd otsitud siit sellest Pexeli lehelt või lihtsalt guugeldades. On selline asi nagu kopeeri pildi aadress. Ma ei tea, kas ta eesti keeles on nüüd täpselt sama, aga et kellel siis on ingliskeelsed operatsioonisüsteemid, et ta küsib siis copy image aadress või siis on eesti keeles, et kopeeri pildi aadress. Ja ma saan ka siia siis panna, et see Padlet, ma loodan, on enamikele tuttav, et ta lubab siis valida, et siis sa saadki valida siit selle plussmärgi ja panedki lingi. Ja tegelikult see on nüüd seesama pikk pilt, pildi aadress, mis peakski minema pildi algallikale, mitte ainult see, mida tavaliselt tehakse, et pannakse lihtsalt, et võtsin pildi pexels.com'ist, vaid et tegelikult kogu see segapudru, mis siin järgi on ja laengi ta siia ülesse. Ta natuke võtab aega ja panengi, et see on siis minu koolituse pilt ja minu üks positiivne kogemus autoriõigusega, et olen saanud raha oma nii-öelda loodud õppematerjaliga ja negatiivne, mis mul on,
panen siis niimoodi, et positiivne olen saanud raha ja negatiivne on olnud siis, see on seotud mul laste nii-öelda sellega, et ma tegin siis ühe sellise õppevideo, kus siis ma ise ei filminud ja ei monteerinud, aga see oli nii-öelda minule olulisel teemal ja ma kasutasin seal nii-öelda katteplaanidena omaenda lapsi. Ja meil jäi tegelikult ka minu enda süü tõttu, jäi mul sellele tegijale mainimata, sest et ma olin ise kuidagi nii aru saanud, aga just et endale nii-öelda õpetuseks, et need tuleb kindlasti, mis nagu lapsi puudutab, hästi konkreetselt paika panna või üle rääkida. Ehk ma avastasin need samad katteplaanid kuu aega hiljem hoopis mingilt mujalt reklaamvideost, kus oli siis kasutatud minu 2 ja 4 aastast last ilma minu nõusolekut küsimata. Ja kui ma neile kirjutasin, loomulikult ma palusin nii-öelda see esimene asi, mida te tajute, kui teie autoriõigused on rikutud, et te saate paluda siis selle rikkumise lõpetamist, siis kas siis selle pildi eemaldamist, video eemaldamist või siis, et lisatakse juurde sinna näiteks teie nimi. Et mina tol hetkel ka palusin, et seal katteplaanides ei kasutataks minu lapsi, sest minult ei ole nõusolekut küsitud. Nad vabandasid ja võtsidki nii-öelda maha. Ja ma panen siis negatiivne, et laste õigusi ei arvestatud. Ja publish. Et ei pea väga pikalt panema, aga lihtsalt näpu harjutamiseks teile siia. Et leia üks pilt, kopeerida siia ja ma vaatan korra, mul ei jäänud see aadress, update, et aadress jääks ka. Et teil jääks siis, et see oma nime ei pea panema. Ja üks positiivne, üks negatiivne, võid panna mõlemad, aga võid valida nagu ühe. Et mis sul autori õigustega on. Ja võib-olla kellegil on tekkinud küsimusi. Võib siia chat-alasse ka kirjutada seoses autori õigustega. Et nii nagu Tiiu ütles, et need materjalid, kõik need slaidid tulevad teile. Ma panen lihtsalt mõned sellised lingid, kus te saate siis vajadusel ise edasi uurida või lugeda või avastada. Ma vaatan, et Niina on käe tõstnud. Et ma usun, et võib ka mikrofoni sisse lülitada, kui on soovi küsida. Ja, võib küsida. Ja. Kas niuke asi on lubatud, et ma võtan ingliskeelse, prantsuskeelse, mis iganes, kreekakeelse lasteraamatu, tõlgin ta ära, paljundan, lamineerin, panen eestikeelse teksti trükitähtedega ja panen autori ka loomulikult ja siis kasutan oma rühmas eesti keele lugemisoskuse õpetamiseks näiteks, et hästi ägedaid süžeesid on ja ma olen niiviisi sünkroontõlget kasutanud unejutuna, lugenud lastele, aga hea, kui ta oleks raamaturiiulis, et lapsed tunnevad huvi ja siis saaks lugeda. Ja see ongi, see on nüüd seesama, et sa kasutad hariduslikel eesmärkidel ja motiveeritud mahus. Nüüd ohtlikuks lähebki see siis, kui ma otsustan, et jube hea, et ma kirjastan nüüd ära ka. Et ma annangi välja sellised, et ma trükin seda 1000 eksemplari. Et siis oleks vaja nii-öelda see vahelükke teha, et ma võtangi autoriga ühendust, et ma soovin seda tõlkida. Ja kas see on okei, kas ta soovib sellest raha? Et nii kaua, kui sa teed seda õppe-eesmärkidel oma rühmas, sa ei paljunda, selles mõttes ei paljunda seda, et sa jagad kogu vabariigile, kogu maakonnale, vaid et sa teed seda, sa paljundad lihtsalt sellepärast, et sa ei hakka seda raamatut lamineerima, vaid et nii-öelda teha vastupidav töömaterjal. Et üks, mida nii teha tegelikult ei tohi, on noodid, mida küll väga paljud koorid teevad. Õnneks on ka nii-öelda vähenenud, et antakse näiteks need samad laulupeo laulikud, et noote ei tohi tegelikult ka isegi mitte lasteaias niimoodi, et muusikaõpetaja seal kopeerib neid laulukesi ja üldiselt on muusikaõpetaja see, kes seda nooti tunneb, et noote ei tohi ka hariduslikel eesmärkidel kopeerida. Aga niimoodi, et ma võtan raamatu, ma teen selle endale keeleõppematerjaliks
ja ma seda kuidagi ei levita, siis ma võin öelda, et jah, et seal ei ole autoriõigustega vastuolu. Mida me näiteks nüüd ülikoolis olemegi teinud, et me oleme võtnud mingisugused ingliskeelsed õppemängud ja oleme neid hakanud tõlkima. Siis me olemegi tegelikult läinud seda teed, et me olemegi selle autoriga ühendust võtta ja öelnud, et kuulge, et me tahame neid eesti keeles teha. Ja siis me olemegi kokku leppinud, et kas need ongi, et need on hariduslikel eesmärkidel, me kasutame Eesti haridussüsteemis ja need ütlevad, palun tehke, meie teile raha selle eest ei maksa ja kui te tahate tõlkida, tõlkige. Et selles mõttes küll, et sa siin kontekstis ei pea kartma nüüd, et keegi tuleb ütlema, et sa oled autoriõigused rikkunud, aga kui sa näed ja tegelikult see on, mina ütlen, et alati, et kui ma näen, et on väga tänuväärne materjal, et ma saan ka tegelikult autorile mingi hetk öelda, et aitäh, sul on sellised materjalid, ma olen teinud oma lastele sellised asjad, olen isegi saatnud, et tavaliselt autorid on väga tänulikud selle eest, kui on autor, kes veel elab. Teine küsimus. Kui on võetud üks luuletus, kus ma muudan 2-3 rida või lõppu ka jõukohaseks oma lastele ja siis nad esinevad kuskil lasteaia sünnipäeval või Eestimaa sünnipäeval selle luuletusega. Ta on muudetud kujul natuke, kohendatud nagu meie tasemele või lähtudes sellest konkreetsest teemast, et kas mul on õigus siis öelda, kes on autor või ma pean seda ütlema ja kas mul on üldse õigus muuta teise loomingut? On ikka, see on see tuletatud teos, ehk siis ongi, et on näiteks tore lauluke, ma tõlgin ta ära, aga korrektne on ja viidata, et see algallikas, et see jah, ta on kohandatud, et sa paned sinna juurde, et sina oled autor, sest et sina oled seda kohandanud ja mõelnud uue, aga et see on algupärane ehk siis sa panedki nii selle algupärase autori ja sa paned ennast ka, et see on hästi levinud näiteks ka meil ütleme teadustöödes, et ma võtan mingi mudeli, ma arendan seda edasi ja ma panengi, et autori kohandus, aga ma viitan sellele, et kelle ideed ma olen kohandanud. Et korrektne on see, et sa tood välja ennast ka autorina, aga ka selle, kelle ideed sa kohandasid. Et keda huvitab minna. Kuidas? Eestikeelne luuletus, seal on 12 rida ja viimast 2 ma muudan. Kas ta on rikkumine? Ei, ta rikkumine ei ole kindlasti. Lihtsalt küsimus ongi, et kuidas sa presenteerid, et kui sa ütled, et see kõik, et kui on luuletus, et ma saan aru, et sa oled võtnud terve luuletus ja oled muutnud ainult 2 rida. Jah, siis sa panedki, sa ütledki, et see luuletus on näiteks selle autori oma, aga see on sinu kohandus. Et sa ei tee liiga autorile, kui sa võtad tema luuletuse ja muudad ja sa ei tee, et pigem on see, et sa alati maini, et sa endale ka nii-öelda plusspunkte teenid, et sa oled seda kohandanud, et need 2 rida on sinu kohandus, et see korrektne oleks sinu enda suhtes ja selle teise autori suhtes, et sa lihtsalt viitad, et see algne autor on see ja mina olen teinud siis, sa ei pea hakkama panema sinna, et jah, mina tegin need 2, vaid sa paned enda nime ka. See ei ole rikkumine. Okay. Aga kui ma mainin seda oma koolitustel, ehk siis üle Eesti, et see on üks hea keeleõppevõte, aga mõnikord on 2-3 rida nii keerulised, et võib kohendada lastele. Jaa, see on täiesti okei. See on täiesti okei, sest et just seesama, et see on keeleõppeks, see on laste toetamiseks ja just, et see on selline võte, mida teha. Et seal ei teki sellist autoriõiguse rikkumist. Ma tänan. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi? Larissa küsib, kus need pilte, mida sinna seinale panna, võite võtta sealt samast pexel.com lehelt, aga ükskõik, võite lihtsalt ka guugeldada, et see ei pea olema see leht. Ma lihtsalt näitasin ühte keskkonda, mida mina alati olen kasutanud, kuna seal olevad pildid on hästi kvaliteetsed ja ma saan alati valida tegelikult ka seda suurust, kui ma selle alla laen. Et Google'ist lihtsalt guugeldades on need pildi kvaliteedid alati sellised, et võib-olla liiga säbruline. Aga see, millise pildi te sinna seda koolitust iseloomustama panete, et see teie enda vaba valik. Ja üks nõks, mida mina alati kasutan lasteaias ja lastega on see, et me loome ise pildid ja ka heli.
et näiteks muusikaõpetajaga räägin kokku, et meil on lastega vaja sihukest klippi umbes minut ja et ma tulen siis mingi hetk muusikatundi ja salvestan või salvestab muusikaõpetaja ise. Ehk siis, et kui ma kasutan ise oma materjale, oma õppematerjalides või juhendites, mida ma olen ise pildistanud, ise loonud, et siis mul ei teki ka neid autoriõigusi probleeme. Et ma panengi, et see õppematerjal on siis selle autori isiklikust erakogust. Et seda ma olen ka päris palju näinud, et õpetajad lasteaedades on läinud seda teed, et me loome ise seda meediasisu, et me ei pea alati internetist seda pilti võtma. Et kui ma tean, et ma lastega õppekäikudel käin, et siis me aeg-ajalt klõpsime siis lihtsalt selliseid toredaid pilte, et ma tean, et mul on varsti vaja kas mina keskkonna kohta midagi või keelekõne kohta või õppetegevustes, et kus lapsed ei olegi nägudega, on kätega mingis tegevuses. Mul on vaja just niisugust pilti, kus on natuke raamatut, natuke segadust, natuke kääre ja laiali asju. Et siis ma lihtsalt aeg-ajalt teen selliseid pilte, et ma ei peaks kuskil andmebaasides otsima ja pean vaevama sellega, et kelle oma ja kus ja kui palju ja kui motiveeritud maht see on, et ma kasutan ise omaenda loodud materjali. Nii, aga nüüd me oleme vist 6 minutit üle läinud, et mina rohkem siis ei räägiks, kui küsimusi pole ja annan Tiiule sõna tagasi. Sul on vist mikker väljas, Tiiu. Oi, mina siis selles suhtes tänan sind ja ma siis saadan selles suhtes selle nii-öelda need slaidid. Kui Elina mulle need saadab, siis ma panen need kõik sinna ühte kohta ja siis ma saatan selle nii-öelda järelsalvestuse ka ühes kohas selles nii-öelda Pientas siis, et siis kõik, kes te siis vähegi soovite, siis teil on võimalus need endale saada. Aga minu poolt on kõik ja